Tervist, kallis vaataja ning tere tulemast meie kanalile Lexmania. Oleme taas PHP Tallinn. Eelmises videos me rääkisime sellest, mida saab teha nii töötaja kui ka tööandja selleks, et säilitada töökoha. Kui sa aga kardad kaotada töökoha või oled juba jäänud töötuks, siis see video on sinule. Punkt number 1. Tee endale selgeks, milline lepinguline suhe on sinu ja tööandja vahel. Sellest sõltub, millistel tingimustel ja kuidas on võimalik leping lõpetada. Kas sinu ja tööandja vahel on võlaõigusseadusest tulenev käsundusleping, töövõtuleping või muu teenusosustamisleping või teie vahel on hoopiski töölepingu seadusest tulenev tööleping. Seejärel selgita välja lepingu kestvus. Antud aspekt on samuti tähtis lepingu lõpetamisel. Kas sinu ja tööandja vahel on tähtajaline või tähtajatu leping? Siin pea meeles seda, et tööandja ei või korraliselt töölepingut üles öelda. Punkt number 3. Tee endale selgeks, millisel tingimusel soovib tööandja lepingut lõpetada. Kas see on katse ja mitte läbimine, erakorraline lepingu ülesütlemine töötajast tulenevalt põhjusel, erakorraline lepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel või see on hoopiski poolte kokkuleppel. Pea meeles, et tööandja ei või lõpetada lepingut, mis on vastuolus katse eesmärgiga. Viimane annab aga võimalust mõlemale poolele teha kindlaks, kas töötaja sobib antud ametikohale. Punkt number 4. Uuri, kas esineb ka lepingu lõpetamist välistavaid asjaolusid. Näiteks, töötaja on rase, töötajal on õigus sünnituspuhkusele või töötaja kasutab lapsehoolduspuhkust. Pea meeles, töötajal, kes kasvatab kuni 3-aastast last, on tööle jäämis eelisõigus, aga see on juhul, kui tööandja lõpetab lepingut koondamise tõttu. Punkt number 5. Jätta meelde, millised õigused tekivad töötajad töölepingu ülesütlemisel. Sul on õigus saada ülesütlemisavaldus kirjalikult taasesitavas vormis. Sul on õigus saada ülesütlemisavaldus õigeaegselt ehk siis jälgides tähtaegu ülesütlemisel. Sul on õigus saada põhjendatud ehk siis argumenteeritud avaldus. Samuti sul on õigus saada kõik vajalikud dokumentide koopiad, aga seda ka kehtiva lepingu ajal. Samuti sul on õigus saada tööandjalt ka uut pakkumist töötada teisel ametikohal. Siinjuures peab tööandja võimaldama sulle ka koolitust või siis väljaõpet. Punkt number 6. Pea meeles, millised materiaalsed nõuded võivad tööandja vastul sul tekkida. Number 1 on siis saamata jäänud palk, välja võtmata puhkusetasud, haiguse rahad, välislähetuse päevarahad, lisatasud, boonused. Koondamise puhul lisandub ka koondamishüvitis. Kaasa arvatud siis, kui töötaja ei nõustu uute tingimustega ja talle need ei sobinud. Kui on olemas eraldi kokkulepe, siis ka muud asjad, näiteks telefon, arvuti, auto või midagi muud sellist. Punkt number 7. Lisakokkulepete olemasolul võivad tekkida tööandja vastu ka mittemateriaalsed nõuded. Näiteks telefoninumber, töökäigus kogutud andmed, tarkvara, load, litsentsid ja muud sellist. Punkt number 8. Tea, mida pakub riik omalt poolt. Töötukassa pakub täitsa mitu võimalust. Selleks võib olla töötuskindlustushüvitis, pankrotihüvitis, koondamishüvitis või siis töötutoetus. Töötuskindlustushüvitise saamiseks pead olema arvele võetud töötuna, samuti peab olema esitatud töötuskindlustushüvitise avaldus. Teil on töötuna arvele võtmisel eelnenud 3 aasta jooksul vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaž. Samuti te ei ole viimasel töökohalt lahkunud enda algatusel, kokkuleppel tööandjaga või siis enda süülise käitumise tõttu. Töötutoetuse saamiseks peate olema registreeritud töötuna. Teie 1 kuu sissetulek peab olema väiksem töötutoetuse 31-kordsest päevamäärast, milleks on 189,1 eurot. Samuti te olete töötuna arvele võtmisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud tööl vähemalt 180 päeva. Koondamishüvitis makstakse töötajale, kelle töösuhe tööandjaga on kestnud vähemalt 5 aastat ning kellega on lõppenud töösuhe koondamise tõttu. Või siis, kes on töölepingu üles öelnud, kuna tööandja ei saanud temast mitte olenevatel põhjustel anda töötajale teatud mahus tööd või siis vähendas töötasu. Pankrotihüvitise eesmärk on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses, aga nendest ma olen eelnevalt teile rääkinud. Hüvitise taotlemiseks esitab Töötukassale avalduse pankrotihaldur või siis ajutine pankrotihaldur. Punkt number 9.
Tea, kuhu sa võid pöörduda oma õiguste kaitseks. Selleks võib olla kohus, töötukassa, tööinspektsioon või siis juristi või advokaadibüroo. Punkt number 10. Sa peaksid teadma, mida sa saad teha selleks, et leevendada oma olukorda töö kaotamisel. Selleks võib olla töökaotuskindlustus, laenukindlustus, maksepuhkus, maksetähtaja pikendus või siis hinnaalandus üüri puhul. Samuti kindlasti aitab tulla oma rahaliste asjadega palju paremini toime finantsiline teadlikkus, aga sellest me räägime juba järgmises videos. Samuti peab kindlasti teadma ka seda, kui sa oled juhatuse liige, siis töötukassa ei võta sind töötuna arvele. Ka see, et sul on suuline leping, ei tähenda seda, et sul ei olekski töölepingut olemas. Ja see, kui sul on sõlmitud töölepingust erinev leping, ei tähenda seda, et antud lepingut ei tohiks ümber kvalifitseerida. Loodan, et antud video oli sinu jaoks kasulik. Kui sul tekkisid küsimused, siis kirjuta need kommentaaridesse või broneeri aeg konsultatsioonile. Link on allpool video kirjelduses. Palun pane like, kirjuta kommentaaridesse, millest võiks olla järgmine video, jaga videot, jälgi meie kanalit. Järgmise korrani, nägemist!